Tere tulemast kõigile muutuste juhtimise avalike loengute teisele loengule 2021. aastal. Mina olen Triin Vihalem ja olen magistriprogrammi muutuste juhtimine ühiskonnas programmijuht ja ütlen paar sõna sissejuhatuseks, et meil on kindlasti mitmeid inimesi, kes on juba varemgi nendel loengutel olnud, aga on ka kindlasti uusi liitujaid, keda see teema huvitab. Et paar sõna selle loengu taustast, et selle mõtte ongi ellu kutsunud magistrikava muutuste juhtimine ühiskonnas tudengid ja tegelikult ka see sisu, mida pakutakse, on siis tudengite ideedest vormunud selle kohta, keda oleks siis põnev kuulata ja kelle kogemustest oleks õpetlik osa saada. Nii et ma näen ka praegu siin hea meelega paljusid muutuste juhtimise tudengeid, praegusi tudengeid ja mul on väga hea meel juhatada siis sisse Anneli Ohvril täna, kes on ise selle programmi vilistlane. Nii et Anneli, see, mida te ise kord see seeme, mida te ise kord külvasite, on nüüd siis jõudnud sellesse, et sa oled ise rääkimas ja ma väga loodan, et see saabki olema ka üheks traditsiooniks, et tõepoolest vilistlased tulevad siis taas ja jagavad oma kogemusi. Ja mul on veel selline korralduslik palve, et ma saan aru, et ilmselt loengu ajal võib-olla natukene mugavam on hoida ennast, mitte avada oma kaameraid, aga mul on küll selline palve, et kui pärast meil on selline küsimuste ja aruteluring, et siis rääkijad võiksid ikkagi ennast korraks ka näidata, et tekiks selline inimlik kontakt ja kellel muidugi ei ole kuidagi väga ei tunne ennast riivatuna, siis teades, olles ise väga, praegu ongi see normaalsus, et peetakse veebiloenguid ja ise lektorina ma tean, et ikkagi kui vähemalt mõned inimesed on mitte selle musta aknaga, vaid päriselt vaatavad ja kuulavad ja annavad märku, et nad on olemas, et see kuidagi muudab selle kommunikatsiooni selliseks viljakamaks, nii et kes vähegi tunneb, et ta on selleks valmis, siis ma väga kutsun üles seda tegema. See, mida te teete, kas te joote kohvi või kas teil jookseb, ma ei tea, lemmikloom siit ekraani eest läbi, et see on kõik täiesti okei ja ei pea olema ülemäära pidulik. Ja mul on selline palve, Anneli, kuidas sulle endale tundub mõistlikum? Kas sa eelistad seda, et sa räägid jutu ära ja vahele ei ole mõistlik küsida või pigemini on see okei, kui ka vahele juba küsitakse midagi? Et kuidas me kokku lepime? Me võiksime kokku leppida selliselt, et kui on kiire küsimus, mis võib äkki lõpuks ära ununeda ja puudutab võib-olla konkreetset slaidi, et siis võiks käe püsti ajada, virtuaalse käe, eks ole. Ja Gea siis aitab sellele tähelepanu pöörata ja saab kohe küsimusega küsida. Aga kui on nüüd sellised suuremad küsimused, et need võiks siis kõik lõpus olla küsimuste-vastuste voorus, et siis me saame sellise vestlusringi teha. Ja, see tundub väga mõistlik, et siis ei lähe ka see vestlus siis on kindel, et kõik saab öeldud, mida sa oled plaaninud. Ja kes nüüd tunneb, et ta tahab kiirelt küsimuse ära saada, siis võib ka, ja see ei ole nüüd nii täpselt kohe aegkriitiline, et siis võite ka muidugi kasutada seda vestluse või chati liba ja ka sinna kirja panna oma küsimuse ja siis palun siis, et Gea sealt siis võtaks sobilikul hetkel need küsimused küsida. Aga loomulikult see käemärk peaks olema vast leitav kenasti, et andke märku, et see peaks siin kohe ka näha olema ja siis saab siin vajaliku pausi teha. Ja teeme nii, et te võite ka siia sama vestluse aknasse põhimõtteliselt panna võib-olla sellise märkusega, et seda võib ka loengu lõpus arutada, et seesama, et meelest ära ei läheks või mõnikord mõte tuleb ja mõte läheb, et võite ka vabalt seda kasutada sellise meeldetuletusena seda sama vestluse või chati vahendit, ja siis pange märkus näiteks juurde, et seda on okei hiljem arutada, et ei pea kohe vastust saama. Siis on kindel, et need asjad olemas on. Aga palun, Anneli, nüüd on kogu tähelepanu sinul. Suurepärane, aitäh. Küsimustega seoses veel, et ma olen läbi lugenud ka kõik küsimused, mis on sisestatud registreerimisel.
et ma loodan, et vähemalt osadele nendele küsimustele ehk te leiate vastuse juba ka loengu ajal. Aga kui nüüd ikkagi arvate, et küsimus ei saanud vastused, siis ikkagi kas chati või siis saab ka päris lõpus ise küsida seda küsimust. Ja ma tahan veel öelda, et mul on ääretult hea meel siin olla, just nimelt muutuste juhtimine ühiskonnas vilistlasena. Eelmisel aastal olin siis veel koolipingis ja kuulasin ise loenguid. Sel aastal on siis väga hea meel, et järgmised lennud kutsusid mind siis siia avatud loengute seminarile. Nii et väga-väga hea meel. Ja tahan veel öelda, et teooriat ma puudutan täna üsna põgusalt, sest muutuste juhtimise tudengid teavad seda niikuinii. Ja võib-olla püüamegi täna pigem siis praktilised olla. Ja teooriat ma puudutan ainult niivõrd, et anda see õige raamistus siis sellele konkreetsele praktilisele näitele. Aga lähme siis teele. Kõigepealt, miks me üldse keskkonnakriisist räägime? Et natukenegi illustreerida keskkonnakriisi, ma tõin siia mõned faktid, mis näitavad, kui suur probleem tegelikult maailmas on. World Banki järgi me toodame umbes 2 miljardit tonni prügi aastas globaalselt. Kui me nüüd võtame sinna juurde selle, et 3,5 miljardit inimest ei oma ligipääsu prügikäitlussüsteemidele, siis see prügi lõpetab kas siis põletusahjudes, looduses või siis ookeanites. Väga paljudes riikides kasutatakse näiteks jõgesid, ütleme siis loomuliku prügikäitlussüsteemi osana. Ja selle tulemusena ka nüüd viimastel andmetel umbes 12 miljonit tonni plastikut jõuab ookeanitesse. Ilmselt on teist ka paljud kuulnud Vaikse ookeani prügisaartest, mis on siis suured plastikhõljumid ookeanites, mis on siis tegelikult kõik jõudnud sügavalt sisemaalt sinna. Ja ÜRO hinnangul, kui me nüüd samamoodi jätkame, ületab 2050. aastaks plastimass kalade massi ookeanites. Maailmakoristuse ajal on üks kõige võib-olla levinum prügiliik, mida me üles korjame, on sigaretikonid. Ja umbes 6 triljonit sigareti suitsetatakse iga aasta, siis 4,5 triljonit jälle hinnanguliselt jõuab sellest loodusesse. Ja kui me nüüd võtame sinna jälle juurde, et üks sigaretikoni võib saastada kuni 1000 liitrit vett ja tappes sellega ka elusloodust, siis on see mõju väga-väga suur. Ja pole ka siis imestada, et iga aasta jällegi hinnanguliselt kaob umbes 100 000 liiki maailmast. Ja kui me nüüd vaatame nendele numbritele otsa, mõtleme, et see on kuskil kaugel ja see ei puuduta meid ja mina olen siin hea ja korralik ja käitun hästi, siis tegelikult prügiprobleem on midagi sellist, mis puudutab meid absoluutselt kõiki. Nii näiteks 90% lauasooladest on erinevate testide baasil tuleb välja, et sisaldab juba mikroplastikut. Ja samuti on siis ka üks teadusuuring näidanud, et üks inimene tarbib keskmiselt 1 krediitkaardi jagu plasti nädalas. Nii et need on mõtlema panevad numbrid, mis näitab, et prügiprobleem on suur, on oluline, see on jõudnud toiduahelatesse ja mõjutab meid igat üht personaalselt. Ilmselt olete te kuulnud ka Overshooting Day'st, mis on nüüdseks juba nihkunud juulisse. Overshooting Day on siis see päev, mis näitab, et milliseks hetkeks me oleme tegelikult nii-öelda selleks aastaks mõeldud globaalsed ressursid ära tarbinud ja sellest hetkest alates me hakkame sisuliselt elama krediiti. Ja see Overshooting Day on nüüd siis nihkunud juba juulisse. Iga aasta ta nihkub tahapoole. Muideks eestlaste puhul on see Overshooting Day vist isegi märtsis, nii et veel hullem. Aga ühesõnaga see näitab ka siis seda, et inimkonnana me
põhimõtteliselt kasutame kiirlaenu ja kiirlaenu puhul on aru saada ju, et kiirlaenu on väga lihtne võtta, aga seda on väga keeruline tagasi maksta. Aga paneme sinna siis juurde veel ka siis Eesti pildi, veel üks pusletükk juurde. Selle aasta alguses tuli välja just üks uuring, mis oli Orkla poolt tellitud ja rahvusvahelise uuringufirma Ipsos poolt läbi viidud ja mis uuris Põhjamaade ja Baltimaade inimeste keskkonnateadlikkust ja keskkonnakäitumist. Uuring oli suhteliselt, ütleme, eestlaste minapilti raputav ja šokeeriv. Selle järgi ma ei hakanud siin välja tooma konkreetseid numbreid. Te saate neid ka ise uurima minna. Orkla uuring on ka kenasti internetis väljas. Aga selle uuringu põhjal siis tuli välja, et eestlased on Põhja- ja Baltimaade kõige kehvemad prügisorteerijad. Me armastame osta endiselt plastpakendeid ja me ei kipu neist loobuma. Me oleme ka kõige kasinamad toidujäätmete vähendajad. Samuti me kõige harvem teeme valiku mahetoodetele. Me kõige harvem valime täitepakendeid ja ka keskkonnasõbralikke majapidamisvahendeid. Me oleme peaaegu suurimad lihasööjad, ainult leedukad on suuremad. Ja tagatipuks oleme ka suurimad kliimakriisi eitajad, ehk siis eestlased, 30% eestlastest ei usu, et kliima võiks tekitada mingit kriisi või mingisugust mõju üldse meile. Võib-olla loodame ka siis, et kliima soojenemine tekitab meile soojemaid suvesid. See oli loomulikult nali. Aga see on huvitav, et eestlased on siis niivõrd mitte kliimakriisi usku. Ja miks eestlased on siis nii tagurlikud, võttes arvesse, et me oleme ju ka Teeme ära sünnimaa, maailmakoristuse sünnimaa, meie Eesti riigi üks brändi ju nurgakivi on ka puhas loodus. Ja siis on huvitav vaadata, et tegelikult see tegelik käitumine ei ole eestlaste puhul sugugi mitte järgi tulnud. Ja võib-olla ongi siin tegemist meie enda rahvusliku rohepesuga. Ehk siis me oleme enda jaoks tekitanud sellise kuvandi, kus me usume, et me oleme rohelised. Me täidame seda uskumust sellega, et me käime ju metsas seenel, marjul, meil on suvekodu, me tihtipeale kasvatame ka seal tomateid ja kurke, käime ka Teeme ära aktsioonidel ja see võib-olla juba näitabki, et ma olen nagu kuidagi lähedal loodusele ja ma olen keskkonnateadlik. Aga see pigem näitab seda, et me ei ole mitte keskkonnateadlikuid, vaid me oleme pigem harjunud loodust tarbima. Ja seal on suur vahe sees. Aga olgu, et see selleks. Aga siis, kuidas siis jõuda nüüd selleni, et eestlased, aga ka siis laiemalt kõik inimesed, kes meil maal elavad, kuidas nemad võiksid oma keskkonnakäitumist muuta. Ma tuletan siin hästi võib-olla kiiresti meelde 4 võib-olla sellist kõige olulisemat muutuste vastuseisu põhjust Kotteri ja Schlesingeri järgi, mis on tegelikult juba 1976. aastast. 4 põhilist muutuste vastuseisu põhjus on siis see, et esiteks on isiklik huvi. Ehk mulle tundub, et minu kahju sellest, kui ma nüüd hakkan keskkonnateadlikult käituma või teen mingi muutuse oma käitumises, et see on liiga suur, et ma saan kahju liiga palju. Teine on siis arusaamatus põhjuste vastu, et miks me üleüldse peaksime muutuma, usaldamatus selle muutuste esilekutsujate vastu. Näiteks siin, kui tuleb selline partei muudatusega välja, kelle puhul ei ole usaldust, et nende poolt midagi asjalikku võiks tulla. Et siis juba by default
see muutus ei kipu lendama sellepärast, et inimesed ei usalda algatajaid. On ka erinev lähteinfo, ehk siis me teeme oma otsuseid erineva info baasil. Ütleme, tavainimesel ei pruugi olla täielikku keskkonnaalast informatsiooni ja seetõttu muutus tekitab temas vastusseisu, sellepärast et tema arvates ta on ju väga keskkonnateadlik. Ja miks siis ma peaksin selle muutuse nüüd tegema? Ja see võib-olla ongi ka see, et miks eestlased ei ole väga keskkonna mitte teadlikud, aga miks nad ei käitu väga keskkonnasõbralikult, sest nad lihtsalt tõesti usuvad, et nad ongi rohelised. Ja üleüldse on siis neljas on siis üleüldse madal tolerantsus muutustele. Et on ka käitumispsühholoogiast välja tulnud, et inimesed pigem soovivad hoida status quo'd kui muutuda ja isegi on positiivsete muutuste eel on ka ikkagi siis ütleme vastasseis mitte, aga ikkagi status quo on tugevam kui isegi siis muutus positiivsuse suunas. Nii, aga mis on siis kogu selle ökokriisi ja keskkonnakriisi siis põhjustanud? Põhjus on siis see, et meil valitseb lineaarmajandus, mis baseerub pideval kasvul ja äraviskamisel ja see ongi meid viinud ökokriisi. Kui lineaarmajandusmudel tundus veel alguses toimivat ja inimkonda teenivad, sest tänu sellele tõusis ka kiiresti üleüldine heaolu, siis ütleme, populatsiooni kasv, plasti siis massiline kasutuselevõtt, odav toore, need kõik andsid lineaarmajandusele hoogu, mis on tegelikult nüüd muutunud hukutavaks keskkonnale ja lõppkokkuvõttes ka ohuks inimkonna eksistentsile. Nii et kui me soovime nüüd praegu inimkonnana ellu jääda, siis me peame väga kiiresti vähendama globaalset tarbimist ja suurendama olemasolevate ressursside kasutamist. Ehk siis olemasoleva juba valmis toodetud asjade taaskasutust. Ja ma usun, et Eestil on see veel eriti oluline, sest väikeriikide võimekus kriisides ellujäämiseks on kahtlemata ju väiksem suurriikide omast. Aga ökokriisi ületamiseks ei piisa nüüd ainult sellest, kui me hakkame paremini sorteerima ja suurendame taaskasutust. See on minu meelest hea graafik sellest, et mis on lineaarmajanduse ja ringmajanduse vahe. Et kui lineaarmajanduses me toodame, kasutame ja selle prügikasti, siis kui me nüüd suudame tõsta oma sorteerimismäärasid ja taaskasutuse määrasid, siis me sisuliselt tekitame nüüd nendele samadele materjalidele ja toodetele võib-olla natuke veel neid ringe juurde, aga kokkuvõttes ta lõpetab ikkagi jälle uuesti prügikastis. Me lihtsalt aeglustame natuke seda protsessi. Ehk siis lahendus on ikkagi ringmajandus, mis sisuliselt imiteerib looduslikke süsteeme, kus teatavasti ju prügi ei tekigi. Et kõik, mis sünnib, saab selle elu lõppedes järgmise elu alguseks. Ja ringmajanduses minimeeritakse esmase toorme vajadus ja toodetud asjad hoitakse võimalikult kaua kasutuses, ka siis tema esimeses funktsioonis või siis on ka muutub tema funktsioon toote eluea jooksul. Ja kui toodet enam kasutada ei saa, siis saab seda võib-olla kasutada materjalina. Ja siin on nüüd siis hea graafik sellest, et kuidas ringmajandus toimib, et jällegi me ringmajanduse nüüd täna liiga sügavale ei lähe, lihtsalt tahtsin anda nagu konteksti kogu järgnevale. Et siin on nüüd näha ka need ringid, et kuidas on võimalik siis ringmajanduses tekitada nendele samadele toodetele ja materjalide uusi ringe, et me ei peaks neid siis
tarbimisest eemaldama jäätmetena, vaid et nad saavad kogu aeg olla siis ringis sees. Ja ringmajandusel on MacArthur Foundationi järgi 3 nagu põhilist alustala. Esimene on see, et disainida välja jääde. Ehk siis ringmajandus on see, kus sellist väljendit nagu prügi ei tohiks olla. Teine on siis hoida tooted ja materjalid põhimõtteliselt lõpmatuseni kasutuses. Ja 3. on siis jäljendada looduslikke süsteeme. Nii et mõnes mõttes leiutamegi ringmajandusega uuesti jalgratast, sest looduse näol on ringlev ressursside liiklus ju alati olemas olnud. Ja loodus võiks olla meile ammendamatu inspiratsiooni allikas. Ja kui nüüd tundub, et ringmajandus on ju tegelikult super, et võiks ju kohe üle minna, siis tegelikult see tähendab süsteemset muutust. See tähendab uusi tooteid, uusi ärimudeleid, mille elutsüklist on prügi välja disainitud. See tähendab täiesti uut seti seaduseid ja erinevaid siis ka riiklikke meetmeid. Ja see tähendab 3. ka väga palju uusi sotsiaalseid norme, uusi sotsiaalseid praktikaid. Näiteks, kus mitte omamine on kuulim kui omamine ja kestvus on kuulim kui uudsus. Näiteks. Nii et kokkuvõttes ma tahaks veel korraks toonitada, et ringmajandus ei ole kindlasti prügi efektiivne kasutus, mis võib-olla on Eestis pisut nagu levinud arusaam, et see on midagi, kus me siis püüame sellest prügist uuesti midagi teha. Ei ole, et see tegelikult ringmajanduse puhul me peame alustama juba päris algusest. Ehk siis toote disaini faasist ja vaatame, et kuidas kogu toote eluea jooksul seda prügi ei tekikski ja et siis peale toote eluea lõppu me ikkagi anname talle jälle uue elu ja uue ringi. Aga nagu ma ütlesin, et ringmajandus on hästi süsteemne ja seda on väga keeruline üksipäini teha. See on süsteemne muutus ja ringmajandus on ka hästi suur, tegelikult üks suur koostööprojekt. Et võrreldes lineaarmajandusega, kus prevaleerib konkurents, siis ringmajandus prevaleerib kindlasti koostöö. Ja miks koostöö on võib-olla näiteks sellepärast, et kuna ringmajanduses on ühe ettevõtte siis jäätmed näiteks järgmise ettevõtte toormeks. Ehk siis tegelikult siin peab olema hästi suur usaldus, et me teeme üksteisega koostööd ja et me saame ka üksteist usaldada. Ja ka näiteks, kui me võtame seda, et ringmajanduses tihtipeale omand ei lähe enam üle, ehk siis kui toode liigub, siis see tegelikult omand jääb ikkagi veel sellele tootjale alles, siis ka siin peab olema usaldus, et need tooted siis lõpuks tagasi jõuavad tarneahelate kaudu. Nii et miks ma seda ka siis seda konteksti andsin, on ka see, et kui me räägime üldse keskkonnamuutustest, siis keskkonnamuutused ei ole see, et me püüame käituda pisut paremini, püüame sorteerida paremini, püüame vähem tarbida ja nii edasi, et tegelikult mida me ootame inimestelt on kohati tegelikult päris suured muutused. Ja kui me nüüd vaatame selliseid nagu sotsiaalkampaaniate nagu sellist põhilist ülesehitust, siis tihtipeale on nad üles ehitatud ABC meetodile. Muutuste juhtidel on ilmselt see ka juba tuttav. Ehk siis, kuidas see siis käib? Ehk siis kõigepealt me püüame siis sihtrühmale jagada infot siis soovitud käitumise kohta, et miks see käitumine on halb ja millist käitumist me siis ootame. Näiteks, et me räägime sellest, et kilekotid tapavad elusloodust ja me võiksime kilekotte vähem kasutada ja selle asemel kasutada riidekotte. Siis selle põhjal inimesed kujundavad loodetavasti siis positiivse hoiaku
et jah, nad nõustuvad ja tõepoolest me arvame, et kilekottide kasutamine ei ole hea. Ja siis on siis see käitumise pool, kus me siis loodame, et inimesed kujundavad selle saadud teadmiste põhjal ratsionaalse käitumise, ehk siis põhimõtteliselt nad siis käituvad nii, nagu me lootsime, et nad siis käituvad, ehk ostavad siis kilekottide asemel korduvkasutatavaid riidekotte. See on nüüd ideaalne kampaania formaat ja super, kui see kõik nii lihtsalt toimikski. Aga probleem on selles, et kui me isegi suudame teadlikkust tõsta, ehk siis läbida A, samuti me suudame võib-olla ka tekitada B, ehk siis me suudame inimestele tekitada vajaliku hoiaku, aga ometi käitumist sellele ei järgne ja sellel on päris mitu põhjust, eriti kui me räägime just keskkonnakäitumisest. Ehk siis see võib-olla see põhiline dilemma, mis on keskkonnaalaste muutuste juures, on see, et keskkonna muutuste puhul on see isiklik kahju hästi käega katsutav, hästi reaalne. Ma kohe tunnetan seda, aga loodetav tulu on abstraktne. Mida ma selle all mõtlen? Ma mõtlen selle all seda, et kui ma pean oma praegust käitumist muutma, siis see tekitab mulle erinevaid ebamugavusi. Ma pean näiteks sellest rohkem maksma. B, ma pean rohkem sebima, näiteks ütleme, kui ma tahaksin loobuda ühekordsetest kohvitopsidest, siis ma pean hakkama kaasas kandma nüüd siis korduvkasutatavat kohvitopsi, ise seda pesema ja alati meeles pidama, et ma selle endale ka kaasa võtan. Ja mõnedel juhtudel, millest me ka hiljem räägime, võib ka olla see, et kui ma selle muutuse teen, siis ebamugavus võib tulla ka sellest, et ma pean hakkama seletama, miks ma seda teen. Miks ma nüüd otsustasin äkki nüüd selle korduva kasutatava kohvitopsi kasuks, kui kogu minu sootsium tegelikult samal ajal ei kasuta. Ja hakkavad nalja viskama või siis küsima. Ja isegi see, et ma pean kogu aeg seda seletama, on tegelikult ka üks ebamugavus. Ehk siis see isiklik kahju on kogu aeg nagu koheselt tunnetatav. Aga nüüd see loodetav tulu on jälle keskkonnamuutuste puhul hästi abstraktne. Et kui me jätame selle ühe kohvitopsi ostmata, me ei näe kohe, et kliima paraneks või prügi väheneks või kuidagi üleüldine see looduse keskkond läheb paremaks. Ja seda on tegelikult täiesti võimatu tunda. Meil peab olema lihtsalt usk, et minu käitumusest midagi muutub ja et kui me nüüd kogu ühiskond niimoodi käitub, et siis tegelikult sellel on ka loodetav tulu olemas. Nii et selles mõttes on hästi keeruline tuua seda paralleeli nüüd selle sama pisikese õnnetu kohvitopsi ja siis elurikkuse kao vahel näiteks. Ja ma arvan, et võib-olla keskkonna teemade puhul see ongi kõige suurem küsimus, et kuidas seda ületada. Ja kolmas asi muidugi on ka keskkonnamuutuste puhul, et tihtipeale on see, et me ei saagi oma keskkonna käitumise muutust teostada, sellepärast, et kogu see infrastruktuur tegelikult ei soosi seda. Mul ei olegi võimalust. Näiteks, kui ma tahaksin kilekotist loobuda, siis poes lihtsalt ei olegi riidekotte näiteks müügil või ei ole mingit muud alternatiivi. Et sellisel juhul on see, et jah, et ma olen isegi valmis käituma, aga ma tegelikult ei saa teostada oma soovitud keskkonnaalast käitumist. Nii et tegelikult siin me räägime nüüd sellest sotsiaalsest praktikast, mis tihtipeale tulebki takistuseks keskkonnamuutuste elluviimisel. Ja see on ka siis nüüd peamine põhjus, miks enamus keskkonna teadlikkuse kampaaniaid kokkuvõttes ei tööta. Kõik inimesed on väga teadlikud, aga käitumine ei tule järgi. Ja täna ma tahakski tuua teile siis erinevaid näiteid keskkonnakampaaniatest, kus ma näitan, kuidas tegelikult ainuüksi kampaaniast ei piisa, vaid et sa pead ka tegema ka taustal tööd, võtma kasutusele erinevaid nügimismeetodeid selleks, et lõpuks
mingigi tulemuseni jõuda. Et minu jaoks on tarbimise peatamine tegelikult hästi sarnane jõesängiga, et kokkuvõttes inimesed lähevad ikkagi seda mugavamat teed pidi, et ei ole võimalik väga pikalt vastuvoolu ujuda, ehk ma võtan ikkagi selle mugavama jõesängi. Ja nüüd, kui me tahame muutust esile kutsuda, siis me ei saa ka lihtsalt ainult sellele jõele tammi ette ehitada. Siis hakkab vesi kogunema ja ühel hetkel ta lõhub ikkagi selle tammi eest ära, piltlikult öeldes. Ehk siis, kuidas me peaksime ka keskkonnaalaseid muutuse juhtima, on siis selliselt, et me suuname inimesed uude jõesängi, mis on tegelikult mugavam. Ta on võib-olla, läheb kiiremini alla ja ta on, sinna on hea minna ja siis me paneme sellele siis praegusele olemasolevale käitumisele tammi ette. Ehk siis ühelt poolt tõmbame teise jõesängi ja siis olemasolevale paneme tammi ette. Et selliselt me hakkame suunama. Nii et need mõlemad peavad käsi käes käima. Et kes on nügimisega nudginguga rohkem sina peal, siis ka teavad, et seal on just see, et teha siis ebasoovitav käitumine ebamugavamaks ja soovitav käitumine mugavamaks. Ja ma alustaks siis esimesest näitest, mis on nüüd kõige vanem näide, et kilekottide tarbimise vähendamise kampaaniaga ma alustasin juba 2009. aastal ja räägiks korraks taustast. Kilekottide taust on siis see, et inimkond kasutab iga aasta umbes 5 triljonit kilekotti. No, tohutu mass. Ja selge see, et see mass on juba tekitanud ka väga tõsiseid keskkonnaprobleeme väga paljudes riikides. Nii et ei ole ka siis midagi imestada, et kilekoti tarbimise piiramiseks on vastu võetud erinevaid seaduseid juba 127 riigis. Alates siis, ütleme, pehmest piiramisest kuni lõpetades täiesti tugevate keeldudeni välja. Euroopas on samuti siis vastu võetud plastidirektiiv ja tegeletakse samamoodi kilekoti teemaga ja selle järgi siis, selle direktiivi järgi me peaksime aastaks 2025 alandama kilekottide kasutamist inimese kohta 40 tükini. Aastal 2010 kasutati Eestis veel Eurostati järgi 466 kilekotti aastas. Et sealt oli päris pikk tee minna. Aga miks me räägime üldse kilekotist, et kui me räägime üldse keskkonnaprobleemidest, siis tundub see kilekott nagu nii väike asi seal olevat. Aga kilekott on sellepärast ka oluline, et kilekotist on saanud ka ühekordse plasti kasutamise sümbol. Kilekott on hästi massiliselt, hästi igapäevaselt kasutatav. Tema tarbimine jääb umbes 20 minuti kanti. Ja kilekott on nüüd see asi, mille puhul on inimestel endal väga lihtne valida, et kas ta võtab selle või mitte. Et seal on alati olemas alternatiivid, et ma ei võta kilekotti, ma kasutan selleks korduvkasutatavat riidekotti. Näiteks, kui on toit pakendatud plastpakendisse, siis selle puhul me ei saa tihtipeale valikut teha, sellepärast, et ta on juba ära pakendatud. Et meil on ainult võimalus kas osta see toit või mitte. Aga kilekoti puhul on meil alati tegelikult valik olemas. Et sestap loodame, et kui me tegeleme kilekotiga, siis see on mõnes mõttes nagu päästib ka järgmistele keskkonnaalastele otsustele. Ja kui sa loobud juba kilekotist, et siis need järgmised keskkonnaalased käitumised on ka kiiremad tulema. Mida teistes riikides on tehtud kilekoti kasutamise piiramiseks? No peamiselt ongi maksustamine ja keelustamine, need on 2 põhilist meedet. Ja enamik riike on võib-olla saanudki kõige rohkem inspiratsiooni Iirimaa kilekoti maksust, mis kehtestati juba 2002. aastal. Nad tollal olid siis
kilekotid Iirimaal tasuta ja nad kehtestasid maksu siis minu mälu järgi siis 15 senti. Ja see langetas kilekotide tarbimist 90%. See oli väga inspireeriv case study ja seda tahtsid ka teised riigid siis järgida. Ja ongi teinud seda. Aga nüüd, mis puudutab maksustamist, siis maksustamisel on nüüd ta on küll hea ja enamikes riikides on ta toonud ka üsna kiire efekti, just eriti nendes riikides, kus on olnud seni tasuta kilekotid. Et ta on kiire efekti toonud, aga tema häda on selles, et ta hakkab ajas mõju kaotama. Ka näiteks Iirimaa hiljem tõstis seda maksu, aga siis enam sellist efekti ei tulnud. Samuti on näidanud uuringud, et ei mõju kõrge sissetulekuga inimestele, sest nende jaoks 15 senti kogu toidukorvi maksumusest on tegelikult kaduvväike. Ja kolmas, mis on võib-olla isegi mõnes mõttes kõige huvitavam ja võib-olla ka kõige olulisem, on süütunde vähenemine. Ehk siis käitumispsühholoogiliselt, et kui ma olen kilekoti eest juba maksnud, et siis ma olen justkui nagu juba teinud lunastuse. Ehk ma olen juba maksnud ja see tähendab seda, et ma võin seda kasutada. Et see on mõnes mõttes nagu indulgents. Et sestap on see kilekottide maksustamisel ka, et omad nüansid juures. Aga mis me siis oleme teinud Eestis? 2009 me tulime siis välja killerkoti kampaaniaga, kus me siis rääkisime sellest, et kilekotid mõjuvad fataalselt elusloodusele, nad tapavad lindeloomi, kalu ja see oli väga paljudele uudis, sest senimaani ei olnud kilekottide kahjulikkusest Eestis räägitud. Ja kahtlemata see tekitas resonantsi ühiskonnas. Ja ma usun, et see kampaania pealkiri Kilekott oli tegelikult ka väga hea leid agentuuri poolt. Sellepärast, et see oli just midagi sellist, mis läks kiiresti lendama ka just laste ja noorte hulgas. Ja tihtipeale siis koolid hakkasid killerkotte joonistama ja tegid selle igasuguseid erinevaid killerkoti nagu üritusi. Aga miks ei oleks saanud jääda ainult nüüd selle teadlikkuse kampaania peale, oli nüüd järjest mitu põhjust. Esimene põhjus oli siis see, et kuigi inimesed said aru, et jah, kilekott on halb ja neil iseenesest oli ka valmidus siis riidekotile üle minna, siis alguses oli väga suureks takistuseks see, et riidekott seostus tol ajal, see on siis nüüd ligi 20 aastat tagasi, vaesusega ja pigem siis vanade inimestega. Ehk siis vanad inimesed, kes võtsid välja siis oma võrgu ja see konnotatsioon oli hästi tugev, just et on pigem siis seeniorite tarbeese. Ja seetõttu selleks, et inimesed saaksid julgelt riidekotti välja võtta, me pidime näitama, et see on tegelikult mitte seeniorite tarbeese, vaid see on nagu kõikide nagu väga äge asi. Ja no, mis oli siis nagu hea või mis oli siis nagu, ütleme, nagu seeniorite nagu vastand, et me jõudsime siis räppar Genkani ja räppar Genka tuli siis appi meile riidekoti kasutamist populariseerima ja me näitasime siis läbi Genka just see, et riidekoti kasutamine on nagu täiesti nagu okei, et see on nagu uus sotsiaalne norm. Ja temaga muide tegime ka siis sellise kujundusega kotid, mis oli siis mõeldud just eelkõige noortele inimestele. Sellest me saime siis üsna kiiresti üle, et riidekott hakkas väga kiiresti siis oma tähendust muutma ja ta oli väga kiiresti siis juba nagu selline nagu äge asi. Ettevõtted hakkasid välja tulema oma sõnumitega riidekottidega ja samuti siis hakkasid ka siis nagu erinevad moeloojad looma riidekotte. Nii et see läks käima. Järgmine takistus
oli see, et ilmnes, et kuigi oli paljudes jaepoodides riidekotid müügil, siis tegelikult need riidekotid ei täitnud oma funktsiooni. Ja mida see tähendab, on see, et need riidekotid olid enamuses kõik väikesed. Ja inimesed, kui nad tahtsid siis riidekotti, siis nad tegelikult oleks soovinud, et riidekott mahutab täpselt sama palju toiduaineid kui kilekott. Seega oli vaja meil luua selline riidekott, mis mahutab sama palju kui kilekott. Aga neid riidekotid tollal olid siis väikesed ja siis ühe kilekoti asemel oleks pidanud siis võtma vähemalt 3 riidekotti. Ja see oli probleem. Seega siis me siis disainisime ideaalse koti ja mis tuli veel tegelikult väga huvitavalt välja, oli see, et naiste ja meeste riidekoti kasutamise praktika on erinev. Ehk siis naised tahavad sellist riidekotti, mille sangad on pikad, ehk siis nad saavad selle üle õla panna. Aga seevastu siis mehed tahavad nemad siis väärtustavad pigem just seda nagu suurust. Nii et siis kõige ideaalsem kott on siis selline, kus on tegelikult vähemalt 2 paari sangasid, et ühed on siis need pikad, nii et sa saad üle õla visata ja siis teised on siis väikesed niimoodi, et ka mehed saavad käes hoida ilma, et nad siis vastu maad lohiseks. Mis on tegelikult veel huvitav, et meeste ja naiste kotte ei ole veel niimoodi eristama hakatud. Ja samuti siis tegime riidekottide meisterdamise töötubasid, mis jällegi, et siis tekitada siis enda jaoks sellised armsad kotid, mida sa tahad ise kanda ja sa ei jäta koju. Et need on siis ikkagi oma käega tehtud asjad on ju need kõige armsamad. Siis järgmisena me siis tegelesime sellega, et näidata siis juba tänava peal võimalikult palju inimesi, kellel on juba riidekott. Ja selleks me siis tegime siis need kilekottide asendamise riidekottidega. Ja siis teatud hulga kilekottide asemele sa said siis võtta siis ühe riidekoti. See oli siis kõik vahetamine käis siis tasuta partnerite abiga. Ja nagu näete, siin oli kohe pikk järjekord. Kõik, kes siis soovisid kilekotte asendada riidekottidega. Nii et see oli ka siis üks viis, kuidas nagu harjutada juba inimesi nägema tänavapildis riidekotte ja tekitada sellist kriitilist massi ühiskonnast, kes riidekottidega ringi käivad. Ja siis oli meil ka järgmine küsimus, et mis pidevalt meedias üles tuli, et aga miks me üldse kilekottidega Eestis tegeleme, et siin ju ei saa ju ükski loom surma, et eks need loomad saavad surma seal kuskil kaugel. Ja siis meil oli siis üks arvamusliider Mati Kaal, kes rääkis loo, kuidas 2 muskusveise loomaaias suri kilekottide söömise tagajärel, kuna tuulega need kilekotid sattusid nende puuri, nad sõid selle kogemata sisse ja surid selle tõttu. Nii et see tegelikult tähendab, et isegi sa ei pea isegi metsas olema, vaid sa oled justkui nagu kaitstud alal loomaias ja sa ei ole ikkagi kaitstud kilekottide vastu. Ja samuti siis ka käitumispsühholoogiast võib-olla tuntud asi, et tihtipeale mingisugune käitumine on liiga suur ette võtta, siis on hea alustada väiksemate ampsudega. Ehk siis kilekoti vaba kuu on siis üks võimalus, kuidas meelitada inimesi vähemalt proovima. Et kui see riidekotil üleminek tundub nagu liiga suur samm korraga, et siis proovi 1 kuu ja vaata, mis siis saab. Ja selleks me siis palusime ka erinevaid tuntud inimesi siis näitame eeskuju, kes siis tegid siis kõik oma kilekoti vaba kuu ja kajastasid oma neid siis üleelamisi ja mõtteid siis läbi sotsiaalmeedia. Siis mis veel, siis nii.
Nii, vabandust, ka minul on siin lemmikloomad, kes tegid häält. Siis kasutasime veel näiteks selliseid nügimisvõtteid, et riidekottide asetamine poodidesse mugavamale kohale. Et tarbimisharjumused on tihti ju hästi harjumuspärased, et me läheme kassasse ja siis näeme kotti ja me haarame selle esimese, sest see on kõige mugavam, me ei taha selle peale liiga palju aega kulutada. Ja sestap, kui me juba paneme riidekotid või korduvkasutatavad kotid, siis nii-öelda nagu tarbija jaoks mugavamale kohale või lähemale kohale, see tegelikult juba suurendab nende kottide läbimüüki ja kasutust. Ja Rimiga on me siiamaani väga hea koostöö, nii et ma loodan, et ma ei astu vastu Tartu Ülikooli ühelegi poliitikale, kui ma siin ka ettevõtteid kiidan ja Rimit ma kahtlemata kiidan, sest nad on väga palju teinud just nimelt kilekottide vähendamise jaoks ja riidekottide propageerimise jaoks. Samuti näiteks Rimi siis tegeles hinnastamisega, et muuta riidekotid tunnetuslikult soodsamaks kui siis kilekotid. Üks hästi suur siis projekt oli ka see, et võtta ära kilekoti rullid kassade tagant. Jällegi võib-olla te mäletate, et kunagi oli veel see aeg, kus kilekoti rullid olid kassade taga ja siis tihtipeale inimesed lihtsalt tõmbasid sealt neid kilekotte välja ja kasutasid tasuta. Ja kui need kilekoti rullid sealt kadusid, siis tegelikult keegi neid taga ka ei nutnud. Aga see, et nüüd koostöös Kaubandus-Tööstuskojaga nii kaugele jõuda, et need rullid sealt tagant kaoks, see võttis aega, sellepärast, et paljudel kaubanduskeskustel ja jaekettidel oli hirm, et kui nad ära võtavad, et kas selle tulemusena nad võivad kaotada ka tarbijaid. Ja siis, mis on võib-olla kõige olulisem muutus jällegi, et see ei ole nüüd ainult siis nüüd meie muutus, vaid pigem tulnud just Euroopa Liidu kaudu, on see, et kõik kilekotid muutusid alates 2018. aastast tasuliseks. Ja peale seda me nüüd olemegi siis jäänud ootele, et vaadata, et mis nende kilekottidega on siis tegelikult juhtunud. Ja kuidas see olukord siis Eestis on nüüd muutunud? Kui mäletad, siis 2010. aastal oli kilekottide kasutamine Eestis 466 kilekotti, siis 5 aastat hiljem oli see langenud 164-ni ja nüüd viimastel aastatel siis 54-ni. Ma pean nüüd siin kohe ütlema, et need numbrid nende taga on tegelikult erinev metoodika, nii et võib-olla nagu päris neid omavahel võrrelda ei saa, aga siiski indikatsiooni nad annavad. Nii et me oleme siis jõudnud nüüd praeguseks siis 54 kilekotini, aga 40 kilekotini on meil ikkagi veel tee minna. Ja nagu te teate, just see last mile on see kõige hullem, nii et siis vaatame, mis saab. Aga nügimisvõimalusi on siin tegelikult kilekottide alal veel. Et näiteks, et kilekotid ei olegi üldse avalikult väljas, et neid on võimalik ainult küsimuse peale saada, ehk siis muuta see kilekoti küsimine veelgi ebamugavamaks. Samuti on nüüd maailmas juba päris mitmeid nagu häid näiteid siis, kuidas veelgi teha mugavamaks riidekoti kasutamine. Ehk siis tegelikult on ikka veel küsimus, et sa kipud ju selle riidekoti maha unustama, et mis siis saab. Näiteks Lindström pakub siis poekottide renditeenust jaekettidele. Ehk siis inimesed saavad poekoti rentida, viivad koju, kui nad tagasi toovad, siis saavad siis mingisuguse raha tagasi. Või siis deposiitsüsteem, et see on nagu siis puhtalt nii, et sa võtad kotti, maksad alguses ära, viid tagasi, saad raha siis 100% tagasi. Ja muidugi kõige viimane siis ja kõige kardinaalsem on siis kilekottide müügilt eemaldamine. Ja siin on ka tegelikult päris paljud riigid näidanud, et kui kokkuvõttes on need kilekotid müügilt eemaldunud, siis tegelikult ei olegi riik kokku kukkunud. Ja on tegelikult täiesti võimalik ka ilma kilekottideta elada, säilitades oma tavapärase elukvaliteedi. Nii palju siis kilekottidest.
aga räägiks siis ka näiteks toidujäätmetest, sest toidujäätmete puhul ega seal on täpselt samasugused dilemmad, et toidujäätmete puhul ka siis taust on siis see, et Eestis tekkivatest olmejäätmetest siis kolmandik on biojäätmed ja nendest omakorda siis ringlusse võetakse ainult 18%. Euroopa Liidus tekib aastas umbes 88 miljonit tonni toidujäätmeid ja inimese kohta teeb see 173 kilogrammi, mis ka tegelikult ikkagi väga-väga suur summa või number. Ja ära visatakse viiendik kogu toidust. Ma nüüd ei lähe nüüd sinna, mis puudutab nüüd siis nagu seda ennetamise poolt, vaid ma räägin nüüd sellest poolest, et mis juhtub siis, kui see toidujäätmed on juba tekkinud. Ehk siis tegelikult toidu valmistamise ajal ju tekivad ka toidujäätmed. Ja kui nüüd inimese vaatest vaadata, siis tegelikult toidujäätmete käitlemiseks on kõige keskkonnasõbralikum viis on kompostimine. Ja kompostimine tundub nii geniaalne lahendus, et päris imelik, et sellega rohkem ei tegeleta. Ja vaid umbes 20% Eesti elanikest tegeleb kompostimisega. Neistki tegelikult suur enamus ainult aiajäätmete kompostimisega, mitte siis biojäätmete kompostimisega. Et ometi kompostimine annab ikkagi pisukese, mitte väga suur, aga ikkagi pisukese rahalise kokkuhoiu, sest prügikogused ju vähenevad. Loomulikult annab väga suure keskkonnahoiu, sest biojäätmeid ei pea siis kuskile transportima selleks, et neid siis vastavalt seadusele käidelda. Kompostimine on tegelikult hästi tugev pärandkultuur, aga see on võib-olla hoopis juba järgmine teema. Kompostimisega me saame ka hästi puhta tooraine endale siis komposti näol, et me ei pea seda komposti ostma poest, vaid et me saame siis komposti ise valmistada, me teame tegelikult täpselt, mis me sinna ka sisse oleme pannud. Ja kompostimise puhul on tulnud ju ka väga paljud uuringud välja, et kompostimine pidi inimesed veel õnnelikuks tegema. Mis sa veel hing ihaldad, et hakakem kompostima. Aga jällegi, et see ei ole niisama lihtne, kui alguses tundub. 2015 me viisime läbi turu-uuringu ja uurisime, et miks inimesed ei komposti. Ja mis paneks neid kompostrit kasutama. Ja seal siis tuli tegelikult päris lai diapasoon välja erinevaid põhjuseid, miks inimesed ei komposti. Et ühed olid siis seda tüüpi asjad, millega saime meie tegeleda. Osad ka sellised, kus meie tegelikult käed jäid liiga lühikeseks. Ühesõnaga, kõik, mis puudutas seda, et inimesed kartsid, et see komposter hakkab haisema, meelitab närilisi ligi ja nii edasi. Nende müütidega me saime läbi siis koolituste ja teadlikkuse kampaania tegeleda. Samuti, et kui see on esteetiline ja lõhnavaba, tegelikult läheb samma kategooriasse. Ja nüüd on see pool olnud jah, et me saime ise tegeleda, aga tuleb ikkagi välja, et inimestel oleks hea meel, kui keegi kogu selle kompostri teemaga tegeleks. Eriti, kui me räägime ühistust. Et kui oleks ühistul komposter, et siis inimesed kasutaksid. Ehk siis selline ühine vastutus, ühine kasutamine ja see oleks tore, et ma ei taha võtta isiklikku vastutust, ma tunnen natuke ennast ebakindlalt selles. Ja samuti, et kui see pakuks mulle mingisugust rahalist kokkuhoidu, siin on jällegi küsimus, et kui me nüüd toidujäätmeid ei pane biojäätmete prügikasti, vaid kasutame komposti, siis tegelikult praegu puudub meetod, et kuidas inimene saaks sellest rahalist kokkuhoidu. Tegelikult väga ei saa. Võiks olla mingi selline meede, et kui ma juba kompostin, et ma tegelikult näiteks siis mingis osas ei pea biojäätmete äraveo eest maksma. Ja samuti oli ka üks teema, oli ka hind, mitte nüüd kõige suurem, aga siiski. On siis see, et eriti linna olukorras sa pead toidujäätmeid kompostima kinnises kompostris.
Aga kinnised kompostrid, kui sa lähed poodi ostma, siis on need tegelikult väga kallid. Need võivad seal 500–600 isegi rohkem eurot maksta. Ja see jällegi tundub inimestele liiga kallis, siis, et ma saaksin näidata oma keskkonnateadlikkust ja olla siis, käituda keskkonnasõbralikult. Nii et siis, mida me siis tegime, oli siis esiteks, me tegime siis kodulehe, kus oli siis kõik kompostimise kohta olemas. Et siis nagu põhimõtteliselt kõik kummutada kõik müüdid, mis on kompostimise kohta, pluss siis anda siis just nendele algajatele enesekindlust kompostimisega alustada. Siin on siis, kuidas kompostimisega alustada, mis sinna sisse panna, mida mitte, kuidas selle eest hoolitseda. Ehk siis tegelikult kõik info on olemas, kui sa tahad sellega alustada. Aga siis nüüd 2 aastat tagasi me viisime ka korteriühistutesse läbi uuringu ja uurisime, et aga miks siis korteriühistud ei komposti. Ja tegelikult peamiselt tuli seal välja üks vastus. See, et me tegelikult ei ole selle peale isegi mõelnud mitte. Ja siin on nüüd jällegi siis see koht, kus saab jällegi kohalik omavalitsus väga palju ära teha ja nügides korteriühistuid selle peale mõtlema ja leidma lahendused siis kompostimise alustamiseks siis kortermajade juures. Sealt on välja tulnud ka veel tegelikult selline vajadus, mida võiks nimetada kompostimisteenuseks või kompostiljoniks. Ehk siis selline teenus, et kui ma olen nüüd kompostimisega alustanud ja juba kompostingi, siis tegelikult mul tekib siis ühel hetkel valmis kompost ja kui mul maja juures ei ole piisavalt haljas ala, siis on küsimus, mis ma selle kompostiga edasi teen. Nii et selline positiivne probleem ja siin on ka nüüd maailmas erinevaid lahendusi, et tegelikult kompostimise peal ongi olemas teenus, ehk siis käibki kogukondades ringi siis üks teenusepakkuja, kes kogub kompostmulla kokku ja seda kasutatakse siis selle sama kogukonna haljasaladel, mänguväljakutel, koolide lähedal, lasteaedades ja nii edasi. Ehk siis tegelikult iga inimene tunnetab siis kodus, et ta kompostib oma kogukonna jaoks ja see on nagu ääretult jällegi nagu tugev motivatsioon, et just nagu vähendada seda sidet selle abstraktsuse vahel. Et kui mäletate, ma nüüd päris alguses ütlesin, et see kõige suurem keskkonna käitumise muutmise dilemma on just see, et see loodetav tulu on hästi abstraktne. Aga kui ma nüüd kompostin oma kogukonna jaoks, siis see tulu on juba hästi käega katsutav. Nii et kompostimise teenus on siis see, mis oleks väga tore, kui Eestis ühel hetkel siis nüüd tekiks. Nii, aga siis räägiks veel ka prügiprobleemi lahendamisest maailmakoristuse abil. See on siis minu praegune põhitegevus. Ja sinna läheb siis ka lõviosa minu aega. Ja räägiks natuke sellest ideoloogiast ka, mis siis puudutab maailmakoristust. Kõigepealt jällegi, et räägime siis maailmakoristusest arvudes. Maailmakoristust on nüüd tänaseks tehtud 3 korda. Esimene oli 2018. aastal, siis nagu näete, siis võttis ligi 18 miljonit inimest osa 157 riigist ja kokku koguti 88 000 tonni prügi. Järgmine aasta oli aktsioon juba suurem, osa võttis juba 180 riiki ja peaaegu 3 miljonit inimest juba rohkem. Ja selle võrra ka koguti rohkem prügi. Nüüd eelmisel aastal oli päris suur küsimus, et kas maailmakoristus üldse toimub, aga siis otsustasime teha, peamiselt koristati just individuaalselt ja kokkuvõttes raporteeris oma osalusest 11 miljonit inimest. Mis on tegelikult ka, ma arvan, et võib-olla maailmakoristus eelmine aasta oligi üks suurim siis selline kaasamisüritus üldse. Ja siis 166 riiki võtsid osa, et siis väga paljud riigid siis teadsid ikkagi totaalselt lockdownist, nii et nad ei saanud osa võtta.
Aga need on nüüd numbrid ja maailmakoristus tegelikult ei ole kunagi olnud puhtalt koristamine. Me ei ole kunagi olnud nii naiivsed, et mõelnud, et me koristamisega saamegi maailma puhtaks teha. Et maailmakoristus on ikkagi hästi selgelt tööriist selleks, et tõsta teadlikkust globaalsest prügiprobleemist ja tuua erinevad sektorid kokku, et siis katalüseerida muutust ühiskonnas. Ehk siis see prügiprobleem on tegelikkuses ju sümptom. Prügiprobleem on midagi sarnast, nagu on, kui inimene jääb haigeks, siis tal tekib palavik. Nii et prügi on nagu palavik. Et me võime küll nüüd palaviku paratsetamooliga alla võtta, aga haigus selle tulemusena ära ei kao. Ja prügiga täpselt sama lugu, et me võime ta küll ära koristada, aga tegelikult ega me probleemi sealt tagant ära ei korista ja see prügi tekib sinna uuesti jälle. Nii et maailmakoristus on selles mõttes ikkagi hästi tugev selline kommunikatsiooni ja just ühiskonna selline käivitamise projekt, et tuua siis see teema hästi tugevalt fookusesse ja tuua sektorid kokku, et mõelda lahendusi, et kuidas seda prügiprobleemi siis tõesti lahendada niimoodi, et see prügi enam ei tekikski ja veel vähem, et ta maanduks siis looduses. Ja sestap on meil eesmärk koristama kaasata vähemalt 5% iga riigi elanikkonnast. Ehk siis praeguse maailma populatsioonis siis 390 miljonit inimest. Kui me nüüd võrdleme 390 ülemiste numbritega, siis näete, et tegelikult on jällegi pikk tee veel minna. Ja kus me selle 5% oleme saanud, on nüüd tegelikult tipping point. Kohe jõuan nüüd selle tipping pointini ka, et siin on nüüd korraks ma veel näitan siis nüüd selle, tuletan jällegi meelde nüüd selle prügiprobleemi mahtu, et iga aasta toodetakse umbes 2 miljardit tonni prügi ja siis 3,5 miljardit inimest ei oma ligipääsu jäätmekäitlussüsteemidele, ehk siis suure tõenäosusega see prügi siis lõpetab looduses või põletatakse. Ja me tegime nüüd siis ka sellise arvutuse, et kui nüüd kõik meie vabatahtlikud, ütleme siis hästi jämedalt võttes umbes 20 miljonit vabatahtlikku peaksid nüüd ära koristama kõik selle prügi, mis suure tõenäosusega ühe aasta jooksul jõuab loodusesse, siis peaks iga vabatahtlik ainuüksi siis seda prügi koristama 50 tonni, mis ilmselgelt ei ole inimesele jõukohane. Et me jõuame märksa vähem koristada. See tegelikult näitab, et kui suur see probleem on, et isegi 20 miljonit, mis on justkui nagu suur number, on tegelikult ikkagi väike just maailma puhtaks koristamise kontekstis. Ja siin me tegelikult räägime hästi, et miks see prügiprobleem on tegelikult ka nii suur, on see, et me saame siin rääkida prügipimedusest. See on tegelikult sarnane asi, mida kunagi kirjeldas William James juba üle-eelmisel sajandil, ehk siis muutuste pimedus. Muutuste pimedus siis tähistab nähtust, kus inimene ei pane tähele olulisi muutusi vaadeldavas objektis. Et siin on see kuulus gorilla test, et kui sa vaatad korvpalli mängivaid noori, siis sa tegelikult ei märka siis ühel hetkel, et läheb gorilla üle platsi. Et see on see muutuste pimedus. Ja sarnane on tegelikult ka prügipimedus, et me ei näe enam prügi looduses. Ja sellepärast, et me oleme harjunud sellega, kujutame ette, et siin on juba generatsioonide kaupa sündinud inimesi maailma, kes ongi näinud seda kui nii-öelda normaalsust. Nad ei olegi näinud puhast maailma. Kogu aeg on prügi seal olnud. Ja prügipimedusel on siis nüüd kaks formaati. Et üks on siis see, et me ei näe seda prügi looduses, maas vedelemas, lähme sellest mööda ja me ei märka. Ja muide seda on meile siin liikumises ka päris paljud tulnud nagu nii-öelda kurtma, et peale siis maailmakoristuse liikumisega liitumist, siis nad hakkasid prügi igal pool nägema ja see on nüüd kohutavalt häirima hakanud neid. Et see on põhimõtteliselt nende elukvaliteeti vähendanud.
Aga siis teine prügipimeduse liik on nüüd siis selline prügipimedus, mis on omane rohkem arenenud riikidele. Ehk siis me toodame prügi, me paneme selle prügikasti ja meie jaoks on see kuskil nagu ära. Me tahame sellest prügist vabaneda ja me rohkem ei taha sellest midagi teada. Eks see on see prügipimedus, et me tekitame prügi, aga me enam ei hooma, kui palju seda prügi tegelikult tekib. Nii et see on ka prügipimedus. Ja nüüd selleks, et siis tekitada siis kriitiline mass ühiskonnas, kes leiab, et prügiprobleem on suur ja seda põhjustavad, ütleme, siis ühiskonnakorraldus on veel suurem probleem, et seda tuleb muuta. Et selleks on vaja siis meil jõuda kriitilise massini elanikkonnast ja seetõttu me siis püüame saavutada vähemalt see 5% elanikkonnast. Ja kus see siis tuleb? Et ühelt poolt ta tuleb siis Rogersi innovatsiooni diffusiooni mudelist, ehk siis see on ilmselt ka kõigile tuttav mudel, eks seal, kus siis kõigepealt siis võtavad uue käitumise või siis innovatsiooni omaks innovaatorid, 2,5% on nüüd siis neid, siis tulevad early adopters järgi ja nii edasi. Et selle järgi justkui nagu juba piisaks 2,5% inimestest. Aga ikkagi küsimus, et kas siis see käitumine ka siis edasi läheb. Ja siin on nüüd veel 2 käsitlust, et Central on näiteks teinud siis ka nüüd nagu üsna häid katseid, et kui palju inimesi peaks siis võtma mingisuguse käitumise omaks selleks, et siis muutuks kogu grupi käitumine. Ja tema siis jõudis selleni, et vähemalt, et kui 25% inimestest juba käituvad nii-öelda uue sotsiaalse normi järgi, siis ülejäänud 75%, et isegi kui nad püüavad tagasi keerata sotsiaalset normi, neil enam ei õnnestu. Nii et see 25% on selline juba nagu see, et kui me oleme selle juba kätte saanud, siis tegelikult on juba tehtud. Et me ei pea poolt ühiskonnas kätte saama, et 25% on siis see nii-öelda nagu kindel siis maapind jalgal. Aga Simanski on siis teinud ka siis selle omakorda testis, mis näitab, et pöördepunkt just nagu see on see kriitiline mass, et kust alates hakkavad siis muutused toimuma, on juba 10%. Ehk siis meil peab olema ühiskonnas vähemalt 10% neid arvamusliidreid, kes arvavad, et siis kogu ühiskond peaks siis nagu niimoodi käituma just. Ja siis hakkab see protsess peale. Nii et sellist nagu nendest numbritest me siis enam-vähem umbes lähtume. Aga meie siis praegu kommunikeerime välja seda 5%. Ehk siis see on meil näidanud ka võrgustikus, et need riigid, kes on siis 5%, tegelikult isegi 3% oma elanikkonnast siis maailmakoristusele kätte saanud, et seal on hakanud tegelikult muutused toimuma. Ja on näha, et see toimib. Näiteks me tegime 2018 ka Nielseniga koostöös uuringu 3 riigi põhjal. Ja selle järgi tuli ka välja, et nendes riikides, kus jäi osavõtt alla 1%, siis seal tegelikult muutust ei toimunud. Ja riigis Indoneesias, kus oli siis 3% osavõtjatest, et seal oli muutus juba märgata ka turu-uuringus. Nii, aga siis, et siin ma näitan siis uuesti nüüd jällegi seda slaidi, et siis maailmakoristusega me kutsume siis ka nüüd inimesed kokku, erinevad sektorid kokku, et nad siis hakkaks katalüseerima neid uusi lahendusi, uusi mudeleid selleks, et siis prügi välja disainida. Ja siin on nüüd hästi oluline just see, et kõigil sektoritel on oma roll täita, et valitsused peavad siis muutma need ärimudelid, mis on siis prügi välja disaininud toote elueast, toetame seda siis seadusandlusega, ka finantsmeetmetega, sest ikkagi turg liigub sinnapoole, kus raha liigub.
Need finantsmeetmed on hästi olulised ja tegelikult on hästi oluline ka just valitsuse poolne visioon. Näiteks Eestis on minu meelest ikka veel puudu just see, et me Eestina ütleme hästi selgelt välja, et me lähme ringmajandusele üle ja kõik peavad ka siis mobiliseerima ja mõtlema siis välja, et kuidas me sinna jõuaksime. Et me ei pea täpselt seda sama eesmärki jagama, aga me peame vähemalt nagu samas suunas liikuma. Ehk siis meil on vaja, et ühiskond tervenisti erinevates sektorites, erinevate stakeholderi kaupa, nad teevad samasuunalisi otsuseid. Ja ettevõtetel on loomulikult roll, et siis leida need uued ärimudelid, mis ei tähenda nüüd siis ainult enam siis tootedisaini, vaid tegelikult just nimelt ka ärimudeleid, mis võib-olla vähendab seda prügiteket looduses või siis ka inimestes. Et mida ma näiteks mõtlen on see, et praegu selleks, et näiteks mõnda tööriista kasutada üks kord aastas, ma pean selle tööriista endale ostma. Aga kui ma kasutan mingit asja ainult üks kord aastas, siis tegelikult ma ei peaks seda omama, et ma peaksin seda rentima selleks üheks korraks näiteks. Ja siis inimestel on loomulikult siis hästi suur roll siin, et hääletamine häälega ja hääletamine rahakotiga, et siis ettevõtted tegelikult kogu aeg kraadivad tarbijad, et kui valmis nad on keskkonnamuutusteks, ehk siis tegema just neid keskkonnasõbralikemaid valikuid. Nii et ühelt poolt justkui nagu väga paljud keskkonnaorganisatsioonid survestavad ettevõtjaid siis muutma oma tootmist ja muutma oma tooteid, aga ettevõtted jälle omakorda vaatavad hästi tugevalt tarbijate poole, et kas nad tegelikult on valmis kaasa tulema siis ka võib-olla näiteks natuke kallimate või ka võib-olla ebamugavamate toodete ostmisele. Ja loomulikult siis ka siis poliitikute hääletamine, et ka poliitikud peavad tundma, et inimesed, ühiskond toetavad mõtet, et me tahame minna näiteks ringmajandusele üle, tahame olla keskkonna säästlikumad, et just nagu selliste valimislubadustega nad ka siis saavad kindla platvormi siis valitsused, et nad saavad seal siis ka nii-öelda mandaadi toimetamiseks. Nii et kokkuvõttes prügi puhul on see, et me tahaks ka nügida inimesi sinna poole, et me enam ei võtaks prügi kui prügi, mis on siis meie jaoks väärtusetu, millest me peaksime kindlasti lahti saama ja nii-öelda me tahaksime selle kuskile ära sokutada. Et me peaksime siis nagu tekitama siin ka peas endale uue arusaama, et mis on prügi. Et prügi ei ole mitte siis asi, millest me peaksime lahti saama, vaid prügi on ressurss. Prügi on materjalid, prügi on väärtus. Ja ma väga tahaks, et ühel hetkel ühiskond on seal, kus meil tegelikult enam ühiskonnas sellist terminit nagu prügi ei olegi, et me räägimegi ressursiliiklusest ja iga inimene tunneb, et ta on ka selles ringis sees. Nii, aga need olid siin nüüd praegu need teemad, millega ma olen siis ka ise otseselt tegelenud, aga võib-olla jällegi, et lihtsalt maailmapilti avardamiseks või siis lihtsalt võib-olla mõtteaineks. Ma räägiks võib-olla veel kiiresti kahel teemal, näiteks lihasöömine. Et kuidas siin nügida inimesi siis keskkonnasõbralikemate valikute poole. Ka jällegi taustas, et me tarbime globaalselt 346 miljonit tonni liha aastas. Ja Greenpeace'i väitel, see ei ole küll teaduslik väide, aga Greenpeace väidab, et see toodab sama palju CO2 kui näiteks kõik transpordivahendid, autod, trammid, rongid, lennuliiklus maailmas kokku. Nii et liha tootmine on hästi energiamahukas ja ta on väga-väga kurnav keskkonnale. Ja ka siis välja arvutatud, et selleks, et me suudaksime CO2 emissiooni hoida 2000 aasta tasemel, me tegelikult võiksime süüa maksimaalselt 32 kilo liha inimese kohta. Aga juba praegu me sööme rohkem ja praegu siis kõik need ennustused näitavad ka seda liha söömise nagu kiiret kasvu.
Aga mis on selle lihasöömise puhul huvitav, on see, et me räägime küll nüüd praegu sellest keskkonna poolest, aga ka inimesele endale ei ole lihasöömine sugugi mitte nii tervislik. Et küll räägitakse sellest, et me peame liha sööma, sest seal on vajalikud ained, aga me sööme liha liiga palju, kui tervisele oleks üldse kasulik. Nii et praegu me siis tegelikult hävitame mõlemat poolt, me hävitame keskkonda ja me hävitame ka tegelikult ju iseennast, kahjustame iseennast. Nii et näiteks Oxfordi ülikooli teadlased siis tulid ka ühe uuringu raames välja siis sellise väitega, et lihasöömise vähendamine on tegelikult parim, mida inimene saab keskkonna säästmiseks teha. Et kui sa mõtled, et mida võiks teha üldse nagu esimese sammuna, et aidata ka kuidagi kaasa keskkonna seisundi parandamisele, siis alusta lihasöömise vähendamist. Ma ei räägi üldse lihassöömisest loobumisest, vaid just vähendamisest. Aga kui me räägime nüüd lihasöömise vähendamisest, siis on jällegi hästi palju takistusi. Kõlab hästi, aga siin on nüüd näiteks terve suur hulk uskumusi lihasöömisega. Näiteks see, et kindlasti olete teiegi kuulnud vanaemadelt või isegi vanematelt, et eriti mehed just, et sa pead liha söömas, et kasvada tugevaks. See on ka nagu meie uskumustes sees, et taimetoiduga ei ole võimalik tugevaks kasvada, et sa jääd nõrgaks siis. Ja muidugi mees peab liha sööma, sest muidu pole ta mingi mees. Ja nii edasi. Selliseid uskumusi, millega me oleme üles kasvanud, on veelgi. Samuti meie köögikultuur lihakeskne, et me oleme harjunud mõtlema, et meil on siis mingisugune liha ja siis selle ümber siis mingid lisandid. Et siis on ikkagi see, et kas me teeme täna kana või teeme täna siis kala või hoopis siga, et see ikkagi kipub olema selle nagu lihakeskne. Ja et kui on ikkagi liha kasutatud söögis, siis see tundub nagu päris söök. Siis nüüd alateaduslikult ka liha seostub meil tihtipeale positiivsete emotsioonidega, sellepärast, et liha söömisega on tihtipeale seotud ka mingid tähistamised, sünnipäevad, jõulud ja verivorst, eks ole, jaanipäev ja siis see liha grillimine ja nii edasi. Et see liha söömine on siis seal on tekitatud konnotatsioon siis just nende positiivsete emotsioonidega. Ja siis vaikeseaded on muidugi hästi tugevad, et restoranides, pidudel, cateringidel tegelikult meil ei ole tihtipeale üldse võimalik valida siis taimetoitu, vaid et vaikeseadena on meil alati liha ja kui me tahame saada taimetoitu, me peame spetsiaalselt küsima. Et siis seda saada, mis tegelikult juba nagu muudab ju vaikeseadne liha, kui vaikesead on siis nagu tegelikult tugevam kui siis taimetoit, mida ma pean siis juurde küsima. Ja siin on siis ka huvitav, et kas veganlus tegelikult aitab siis, veganluse propageerimine aitab lihasöömist vähendada. Ja ma ei taha nüüd liiga sügavale siin minna, lihtsalt viskasin mõttena selle üles. Ja veganlus nüüd on, ütleme, kui keskkonnamuutuste propageerimine käib siis koos mingisuguse maailmavaatega, mis tekitab ka siis nii-öelda vastand maailmavaate, siis tihtipeale võib tegelikult selline asi hoopis olla ka vastupidise efektiga. Et mida ma siin mõtlen on see, et kui veganlased on võib-olla päris paljudes riikides ka suhteliselt agressiivsed, et lisaks sellele, et nad ei söö loomset, nad ka võitlevad väga aktiivselt ka näiteks karusloomafarmide vastu ja nii edasi, mis on kõik väga õige, väga-väga õige. Aga et ta tihtipeale tekitab siis sellise võib-olla natuke radikaalse nagu nišiliikumise maine, millega osad ei taha jällegi liituda või nad ei taha ennast kuidagi afišeerida, vaid nad nagu ei taha kogu seda maailmavaadet nagu ära osta. Ja seetõttu siis ka
noh, võib-olla on siis see ka põhjus, miks see veganlus ei ole maailmas ka nagu väga kanda kinnitanud, et ma ei tea vist ühtki riiki, kus ta oleks kõrgemale läinud kui 5%. Kuigi ma loodan, et ta nüüd ikkagi kasvab. Lihtsalt mõttena, et kuidas nügida inimese niimoodi, et nügida nüüd ainult konkreetselt seda käitumist, aga mitte siis nagu paluda inimesele võtta kaasa kogu maailmavaade, kui nüüd see oli nüüd natuke arusaadav. Ja kuidas näiteks lihasöömise puhul saaks tekitada siis mingit muutust? No, näiteks on ju restoranide menüüdes. Menüüd oleksid hoopis siis taimetoidu kesksed, kuhu saab liha eraldi juurde tellida. Et see muudab siis nüüd just nimelt selle liha tellimise ebamugavamaks. Et ma pean nagu spetsiaalselt nagu seda tellima, mitte et ma saan siis vaikeseadmena selle. Loomulikult poodides taimsed valikud mugavamas asukohas. Praegu on ka kipub ikkagi selles nagu, kui sa poodi lähed, et siis see loogiline teekond poes viib ikkagi väga pikalt mööda lihaletist. Aga see võiks olla siis pigem see, mis kutsub meid rohkem just neid taimseid asju ostma. Siis ka normidele viitamine ja hoiatused lihatoodetel ja võib-olla ka taimetoitlastest sportlaste esile toomine, et näidata just seda, et selleks, et olla tugev, sa ei pea olema siis kindlasti lihasööja, vaid sa võid olla ka vabalt taimetoitlane ja nii edasi. Et siin on tegelikult neid nügimisvõimalusi küll ja veel selleks, et siis nagu tuua seda liha söömist alla ja sellega siis tegelikult aidata kaasa siis ka keskkonnaseisundi paranemisele. Nii palju mul aega on, 6 minutit veel. Teate, aga võib-olla ma siis praegu seda näidet enam siia sügavamale sisse ei lähegi, sest muidu me läheme liiga üle aja. Et kuidas teile tundub, et äkki võtaks hoopis nüüd juba küsimusi. Või siiski, teate, ma näitan teile, ja siin oli veel palju, ma näitan tegelikult veel ühe viimase teemaga ära, mis on digitaalne prügi. Võib-olla see on lihtsalt mulle praegu hästi südamelähedane, et ma tahaks korraks nagu sellest ka, et kui me räägime nüüd keskkonnast, siis see keskkond ei seostu ainult siis nüüd puhtalt sellise loodusega, prügiga ja kõige sellega, vaid et ka digitaalne prügi on tegelikult vastutav siis keskkonnaseisundi eest. Mida ma siis mõtlen on see, et kui me oleme harjunud mõtlema, et digiprügi on midagi sellist, mis on, ütleme, digimaailm on midagi sellist, mis on minu arvuti sees ja ei oma mitte mingit mõju keskkonnale, siis tegelikult see ei ole nii. Et kõik liigutused, mida me teeme oma arvutis, kõik pildistatud pildid, vaadatud videod ja nii edasi, kõik see tegelikult tekitab CO2. Nii et tal on otsene mõju siis kliima soojenemisele. Ja kui praegu internet ja seda toetavad süsteemid tarbijad umbes 7% kogu elektrivajadust, siis tegelikult 9 aasta pärast arvatakse, et see on juba 20%. Ja kui arvatakse ka seda, et 2/3 või arvatakse, et pigem siis kogu selle digiprügi taga või digidata taga on ettevõtted, suurettevõtted, siis tegelikult see ei ole ka õige, sest 2/3 liiklusest ja datast on tegelikult eratarbijate poolt toodud. Nii et siis kogu see ITK süsiniku jalajälg on võrdne lennundusega ja kui me nüüd paneme veel sinna juurde selle, et 90% üle maailma loodud digitaalsest informatsioonist on tegelikult prügi. Ehk siis selline data, mida me kunagi ei kasuta ega plaanigi kasutada. Nii et siis tegelikult me oleme loonud ka digitaalses maailmas tohutud digitaalsed prügimäed, mida me tähendab, mida me hoiamegi siis iga-aastaselt üleval serveritega ja internetiga, toetavate süsteemidega ja selleks me kulutame siis väga palju elektrienergiat ja toodame läbi selle siis CO2. Ühesõnaga, kõik need prügimäed tegelikult siis aitavad kaasa kliima soojenemisele. Ja
siin on tegelikult täpselt sama lugu, et kuidas tuua siis see digihügieen ja kliima soojenemine siis nüüd kuidagi nagu see nagu ühte pilti sisse. Nii et me oleme nüüd kutsunud ellu siis digitaalse koristuspäeva ja just selle mõttega, et pakkuda inimestele nagu hästi nagu head sisenemispunkti ka kliima soojenemise teemasse. Praegu see valdav diskursus on, mis puudutab kliima soojenemist, on ikkagi see, et kliima soojenemine on midagi, millega peavad tegelema valitsused või suurkorporatsioonid. Aga üksik inimene tunneb vähem kuidagi nii vastutust kui ka seda, et mida mina saaksin selle heaks ära teha. Nii et see Digital Cleanup Day on tegelikult siis hea võimalus, kuidas kaasata siis tegelikult laiem ühiskond ka kliima soojenemise diskussiooni ja võib-olla läbi sellega siis tekitada siis lõpuks ka mingisugune läbimurre siis ka kogu sellel kliima soojenemise vastu võitlemise diskursuses. Nii, kokkuvõtteks on siis see, et nagu nägite, et keskkonnaalased muutused on mõneti keerukamad ja komplekssemad, aga siiski absoluutselt tehtavad ja kahtlemata on muidugi ka just meie ellujäämise mõttes ka kõige olulisemad. Ja ma loodan, et teil endal ütleme, et siis nende numbrite peale ei tekkinud nüüd kellegi tunne, et siin ei ole enam võimalik midagi teha, vaid et vastupidi, et tegelikult igaüks saab olla hea nügija. Siin oli vist küsimus ka registreerimise ajal, mis on esitatud, et kuidas oma lähedasi, sõpru ja võib-olla isegi iseennast saaks nagu paremini nügida. Et tegelikult see ongi, et olla ise eeskujuks, kasuta neid samu nügimisvõtteid just positiivselt ka oma sootsiumis, et näidata just positiivset käitumist siis soodsamana ja siis mitte nii keskkonnasõbralikku siis negatiivsena. Nii et sellisel viisil, et kui me kõik nügime oma sootsiumit olema paremad, olema keskkonnasõbralikumad või vähemalt hoidma diskussiooni selle üle üleval, on ka juba väga hästi. Ja kahtlemata muidugi on tarbijal kõige suurem võim ikkagi hääletada läbi rahakoti. Ehk siis, kui me anname raha välja, mille iganes eest, et me mõtleme siis ka seda, et millist maailmavaadet me läbi selle toidame. Väga oluline. Ja kokkuvõttes siis muutuste juhtimine on siis põhimõtteliselt sarnane tegelikult mis iganes uue harjumuse tekitamisega, et see nõuab aega. See ei ole kampaania kaupa tehtav, see nõuab aega, järjepidevust ja just inimeste mõnusat positiivset suunamist just selle nagu lahedamate tegevuste juurde, mis kokkuvõttes on siis keskkonna sõbralikumad. Nii, aga siin ma nüüd lõpetan. Et kui on nüüd kellelgi küsimusi, siis ma hea meelega vastan neile. Minul on, nii, mind peaks näha ka olema, ma loodan. Minul on küsimus või kommentaar tegelikult, sest et tegelikult juba Kristiina kirjutas ka chatis selle kohta. Küsimus tekkis mul sellest menüü näitest, et oleks keerulisem lihatoit tellida. Et tegelikult ütleme nagu praktilisest kogemusest ja ka oma tuttavate restorani omanike pealt, kes tegelevad nende keskkonnateemadega, et peamiselt nähaksegi probleemi selles, et inimesi sunnitakse võtma mingit seisukohta versus see, et me peaksime tegelikult normaliseerima, et sa sööd seda, ütleme, et sa sööd taimetoitu sellepärast, et sa soovid, see on nagu normaalne tegevus, mitte ta ei ole kuidagi eraldiseisev. Et samamoodi kui nagu see liha tellimine panna sinna juurde, Fotografiska on üks väga hea näide sellest, kes tegelikult seda ju proovisid ja juhtus nagu vastupidine asi, et tegelikult nendele toitudele, mis klassikaliselt olid taimetoidud, hakati lihtsalt seda liha juurde tellima, sest et sul on nagu see variant olemas. Ja selle Rimi näide on ka selles mõttes väga hea, et tegelikult see tekitabki selle eraldatuse või eristatuse tunde ja
inimene, kes ütleme, et sul on ikkagi nagu mingi väga nagu oma selline agentsuse määr, mida sa soovid enda elus teostada ja need lisapingutused, mida sa pead tegema, näiteks, et teha teadlikum valik, sa võidki seda võtta sellise väga suure pingutusena, just, et ma lähen nüüd poodi ja ma pean minema sinna eraldi mingisuguse nagu kasti juurde, siis sealt seda võtma versus võib-olla mulle lihtsalt maitseb mandlipiim. Et selles mõttes võib-olla see eristamine ei ole nagu hästi jätkusuutlik, et pigem võib-olla peaks just mõtlema, et kuidas normaliseerida seda asja. Suur aitäh selle kommentaari eest, ma olen absoluutselt sinuga nõus, et võib-olla see tõesti see näite tuli võib-olla natuke teistmoodi välja, et just nimelt ma mõtlengi just, et kuidas normaliseerida just see nii-öelda keskkonnasõbralikum valik, et restoranide puhul ka, et praegu see taimetoit on nagu justkui nagu raamistatud tihtipeale, ma ei ütle, et nagu igal pool, et see ka muutub, aga raamistatud ikkagi nagu mingisugune nagu nišitoit, et kõigepealt tulevad ikka need kanad ja sead ja veised ja kõik muud asjad, et see ülesehitus on ikkagi lihapõhine ja siis kuskilt nagu lõpuks leian taimetoidu ka, et see võiks olla jällegi kuidagi normaalsem, et see taimetoit leiab väärikama koha kogu menüüs, et ma ei ole, et kui ma taimetoidu tellin, et ma ei ole kuidagi nagu eriline, vaid ma olen täiesti nagu täiesti nagu tavaline. Võib-olla aitaksin, et niimoodi nagu poliitikas räägitakse sageli triibulistest nimekirjadest, et siis umbes nagu triibulised menüüd. Jah, miks mitte, jah. Just. Ja poodides sama lugu, et just, et võib-olla ka praegu on need keskkonnasõbralikumad valikud justkui nagu tehtud nagu eraldi sektsiooniks. Ja jällegi, et ma kuidagi nagu lahterdan tänu selle kohe ära. Et kõik need keskkonnasõbralikud asjad peaksid olema tegelikult mainstream, et ta peab olema tavaline. Ja et sa pead nagu ka juba poe keskkonnas näitama, et see ongi tegelikult nagu täiesti loomulik valik, mitte see, et ma pean ennast kuidagi nüüd nagu erilisena tundma läbi selle. Et jah, see on need sellised nagu väiksed nügimised nii restoranides kui poodides, et just, et inimene seda tehes tunneks ennast hästi ja positiivselt, mitte ebamugavalt. Anneli, ennem oli chatis ka sellest juba juttu, me ei hakanud vahele segama, sest sa läksid väga lennukalt mõtetega edasi, aga oli chatis juttu ka sellest põgusalt, et mis saab siis, kui need loodussõbralikumad variandid, nagu näiteks riidekotid, aga nagu kindlasti on ju ka veepudelite ja asjadega kõrred, mis sa tellid, bambuskõrred, et sa hakkad nagu neid justkui loodussõbralikumaid asju tegelikult tarbima ikkagi niimoodi, et lõpuks seda tasuvusmäära ei jõua kätte. Et kuidas seda arusaama paremini võib-olla siis inimeste teadvusesse viia, et kui sa ostad 20 bambuskõrt ja kaotad nad kõik ära kuu ajaga, siis see ei ole kokkuvõttes parem, kui osta plastikkõrsi. Ei, see on kahtlemata niimoodi, et me räägime ikkagi ju korduvkasutatud kasutusest. Ehk siis sellel oli ka mõtet, et kui me ostame bambuskõrre ja ka seda ainult ühe korra kasutame. Okei, mõneti on ta pisut ikkagi parem kui nüüd see plastikkõrs, aga sellegi poolest. Et me peaksime ikkagi minema üha rohkem just selle korduvkasutatavuse peale ja samuti just ka asjade kestvuse peale. Et meil on see üks asi ja me kasutamegi seda. Et meil ei pea seda ühte sama asja olema ka ju, ma ei tea, mitu versiooni. Vaid et pigem siis hoida neid nagu häid ja kvaliteetseid asju enda ümber. Mis on ka jällegi muidugi, ma ei jõudnud tekstiili näidet tuua, aga just tekstiili valdkonnas on see nagu hea case, et moemaailmas räägitakse ju ka nüüd uuesti juba sellest aeglasest moest, kiirmoe vastandina, et aeglane mood, mis on siis kvaliteetne, püsiv, ajatu, et sa saad selle asja kanda siis pikemat aega. Aga jällegi, et kui see toode on justkui õmmeldud hästi kvaliteetselt ja justkui ka see disain on selline, mis nagu lubab sul käia nagu pikem aja jooksul, siis ometi näiteks kangad ei ole sellele järgi tulnud, ehk siis kangad on ikkagi endiselt veel sellised, mis ei ole kvaliteetsed. Täiesti reaalne näide, aga siis elust enesest,
ka siis telliti üsna kallilt siis nii-öelda aeglase moe mantel, mis tegelikult ka aasta pärast oli juba siis auguline ja tegija väitis, aga õmblused ju peavad, eks ole. Nii et siin on jah, et ma arvan, et siin on kõige olulisem just seda diskussiooni hoida üleval ja just kogu aeg esitada ka endale küsimusi. Et siin vahest ei olegi nagu seda nagu absoluutselt õiget lähenemist, vaid et siin ongi võib-olla see nagu mitmekesisus on ka see lahendus. Noh, nii nagu looduseski, et ka seal on mitmekesisus ju tegelikult just vastupidi just nagu hea. Et mida mitmekesisemalt me proovime ja katsetame ja võib-olla ka eksime sellel teel, et ikkagi on see, et me parem tegutseme, kui et loobume. Lilianil on käsi püsti. Lilian, räägi. Ja, tere. Ma tahtsin küsida, et kuidas neid erinevaid kampaaniaid ja seda muutuste juhtimist selles valdkonnas mõjutavad nüüd viimase aja sellised karmid väljatulemised sellel teemal, et tegelikult see, mida inimesed ise teevad näiteks prügi sorteerimise ja kogumise teel on täiesti mõttetu. No, sest ma saan aru, et üks nendest teemadest, eks ju, mis teid ka puudutab väga nende teemade juures on see, et inimesed ütlevad, et esiteks, mida mina üksi suudan. Palju on siis räägitud sellest, et tegelikult suudad küll üksi ka, aga nüüd siis tuleb välja, et tegelikult see, mida mina üksi teen, see ei loe midagi, sellepärast, et sest see viiakse kuhugi põletitesse või sa ilmselt tead, millistele nendele viimase aja nendele ma viitan, eks ju, et kuidas te nende muutustega, kuidas need teie kampaaniad mõjutavad? No sellised teemakajastus on loomulikult ääretult olulised, sest nagu prügi käitlus ei ole mitte ainult Eestis, vaid tegelikult kogu maailmas on nagu suhteliselt hämar ala. Ja tuua siia ka läbipaistvust ja kaasatust on minu meelest ääretult oluline. Ja ühelt poolt oli see artikkel ja sellega seonduv diskussioon minu meelest väga, väga õige. Et tuua muutust ka siia ja kui tekitada diskussioon, et siis on lootus, et asi ka paremaks läheb. Loomulikult selle käigus ma loodan ikkagi, et ei tekkinud nüüd hulk inimesi, kes üldse loobus sorteerimisest, sest see demotivatsioon seda teha oli võib-olla liiga suur ja võib-olla selle demotivatsiooni võib-olla sai just need kõhklejad kõige suurema, et kas teha või mitte, aga nüüd siis nagu sai veel õigustust, et niikuinii ju midagi ei juhtu. Selle prügiga ikka niikuinii läheb lõpuks ühte ahju. Aga minu meelest selleks, et üldse ühiskonnas muutust luua, et punkt A, et me ei tohi alla anda. Punkt B, et me ei tohi mingil juhul nagu ignorantseks muutuda. Sellepärast ignorantsus on see, mis tegelikult siis meid nagu lõppkokkuvõttes hukutab. Kui me oleme ignorantsed, siis ei juhtugi mitte midagi ja kõik läheb täpselt vanamoodi edasi. Nii et selle asemel, et nüüd praegu mõelda selle, et kas ma peaks sorteerimisest üldse loobuma, siis absoluutselt ei. Vaid vastupidi, leidma ka ise siis oma kogukondadega võimalus, et kuidas ma saan siit veel rohkemgi seda läbipaistvust prügi sorteerimisse tuua. Et siin on ka ju erinevaid startup'e, ühed on isegi, Liinan, me ju isegi oleme koos sinuga algatanud Sortermani. Ehk siis tegelikult selle eesmärk on ju just tuua seda selgust inimesele, et kui ta sorteerib ja selle prügi või siis jäätmed või siis ütleme ressursid paneb siis kuskile prügikasti, et ta siis tegelikult näeb, mis sellega edasi hakkab juhtuma. Ja minu meelest on hästi oluline, et inimene tunnetab, et ta on selles ringis sees. Et kui ma nüüd selle pingutuse tegin, sorteerisin ära, võib-olla ka pesin selle asja ära, panin ta prügikasti, ma tean, et sellest asjast saab midagi edasi. Ja siin on jällegi võimalik ju igasuguste digilahendustega ja millega iganes
kogu seda süsteemi teha mängulisemaks, läbipaistvamaks, ägedamaks, kihvtimaks. Kogu selle prügimajandus on nagu üks häda ongi see, et on midagi sellist nagu natuke nagu haisvat, ebaesteetilist, koledat ja ma ei taha sellega tegemist teha. See kõik peaks muutuma. Et kogu see ressurssidega tegelemine peaks olema midagi sellist, mis tegelikult kirgastab inimesi. Et mulle meeldib olla selles ressursiliikluses sees, vaadata, et mis minust edasi saab, mis uued tooted sealt saavad. Ja, midagi sellist. Nii et jah, ma loodan, et ma vastasin su küsimusele. Aeg on küll juba hiline, aga ma siiski tahaks küsida, et kui sa ennem tõid sellised kurvastavad andmed siin just Eesti kohta, et milles me kõige negatiivses mõttes oleme. Kas põhimõtteliselt on sul meenub mõni riik, kus on olnud ka nagu suhteliselt niisugused kehvad näitajad ja kus on see muutus siiski nagu või mingi märgatav muutus toimunud mingisuguse aja jooksul, nüüd ütleme kas või viimased 10 aastat või et kas on mõni selline riik, kuhu suunas me võiksime vaadata, sest küll üksikute meetmete osas saab saavutada mingit edu, aga kus see võib-olla nagu ühiskonnas on mingi läbimurre saavutatud võib-olla võrdlemisi lühikese ajaga, et kas sul on mingi selline võimalik eeskuju meenub? Mulle isiklikult hästi meeldib Sloveenia ja Sloveenia, tegelikult ka Sloveenia, ta on üleüldse nagu hästi võrreldav meie riigiga, et meil on rahvaarv ju suhteliselt sama. Me tegelikult oleme ka alustanud suhteliselt nagu samade näitajatega samalt platvormilt, aga Sloveenia on ikkagi hästi nagu tugevalt jõudnud nii Zero Waste'i kui ringmajanduse teele. Et näiteks Sloveenia tegi 2012 maailma koristuse või siis üleriigilise koristuse, millest võttis osa 14% elanikkonnast. Eks see tegelikult näitab ka just seda kaasatust ja sellist nagu tõesti seda ühiskonna sidusust nagu üheskoos mingeid asju ära teha ja lahendada. Ja selle tuules on saanud siis Ljubljanast ehk siis Sloveenia pealinnast ka Euroopa esimene Zero Waste pealinn. Ehk siis jällegi see ei tähenda siis seda, et seal ei oleks üldse prügi, vaid et nad toimetavad just siis prügi vabade printsiipide alusel ehk siis nagu püüavad seda kogu aeg nagu järjest vähemaks ja vähemaks prügi saada. Ja samuti on siis seal hästi nagu tugevalt toodud just neid ringmajanduse algatusi sisse, nii et Sloveenia jah, on küll üks riik võib-olla kelle otsa vaadata, aga ka näiteks Hollandis on hästi palju. Holland on muidugi olnud juba pikalt ka meist ees, aga sellegi poolest, et ka seal minu meelest on nagu kihvte ja ägedaid algatusi. Ja mõnes mõttes muidugi mulle meeldivad ka mitmed Aasia riigid, kelle puhul isegi võib-olla nagu ei ootaks, et sealt võib nagu tulla mingid selliseid nagu suuri liikumisi nagu näiteks Kõrgõzstan, et seal võttis nüüd ka üle-eelmine aasta osa 10% elanikkonnast ja kogu ühiskond oli kaasatud, nii et me ka nagu jälgime neid, et mis seal juhtub, et see on nagu nemad on veel nagu tükk maad ju meist tagapool. Et kuidas seal siis see maailma koristus on nüüd siis nagu tööriistana siis tekitanud neid resonantsi ühiskonnas ja muutusi. Nii et võib-olla sellised näited. Ma võin siis chati kohta äkki paar lauset öelda, et tegelikult mul on tunne, et siin küsimusi rohkem nagu juurde ei tekkinud. Enamus said jutu käigus vastatud ja hästi tore on näha, et siin tegelikult läks ka aruteluks, et pakuti ka erinevaid nügimislahendusi. Et seda oli hea lugeda. Ma ei tea, Anneli, sa saad võib-olla pärast järele lugeda. Et mul on tunne, et kõik küsimused said vastatud jutu käigus, aga kui kellelgi veel midagi jäi kripeldama, siis nüüd on selleks aeg, et saab veel häälega küsida. Tundub, et vist mitte.
aga siis suur aitäh kõigile, kes kuulasid ja Anneli sulle eriti. Ja minu poolt ka suur aitäh kuulajatele ja loodan, et elu viib meid ka kokku, nii et võimalik, et äkki saame ka veel üheskoos muutusi juhtida. Nii et suur aitäh huvi eest ja vastupidamise eest kuni lõpuni. Aitäh sulle ja jaksa sulle. Aitäh. Aitäh, Anneli. Nägemist. Nägemist.